Iga reisi eel on meil tavaks end kurssi viia sihtkoha olude ja vaatamisväärsustega. Seekordsel grupireisil jäi eeltöö täiesti tegemata ja ette rutates võib öelda, et risk õigustas end. Jannost ja Siretist paremaid Hiina asjatundjaid on Maarjamaalt raske leida. Ni hao, nii kõlab tere hiina keeles ja selle võiks iga Hiina külaline ära õppida. Pekingi kirsiõieline tervitus tõi meid külmast Eestist täiesti uude maailma. Lisaks mõõdukalt soojale kevadilmale tuli hakata harjuma mõttega, et su ümber sagib pidevalt ja suurel hulgal teisi inimesi ning et tänava ületamisel ellujäämine sõltub põhiliselt sinust endast. Ka päike polnud enam näha sellisel kujul, nagu oleme harjunud, kuna kogu reisi vältel jäi meid saatma õhus hõljuv vine. Hiina pealinn Peking on üks maailma suuremaid linnu, kus 1400 ruutkilomeetrile on end elama pressinud 21,5 miljonit hiinlast. Sõna otseses mõttes pressinud, kuna tavapärane elumaja on umbes 30-korruseline ja 2 maja vahel ei ole ruumi rohkem kui Lasnamäel. Pekingi kesklinnast 10 kilomeetrit loode suunas asub ajalooline keiserite suvepalee. Nagu nimigi ütleb, varjusid Tsingi dünastia keisrid sinna Pekingi kuumade ja kuivade suvede eest. Keiserlik park oli samas paigas juba varasemalt, kuid Tsingi dünastia keisrid lasid parki kaevata järve, mille kaldale ehitasid oma paleekompleksi. Nipp on selles, et järve kaldal on õhk veidi jahedam. Kuna linnas on avalikke haljasalasid vähe, siis on paleepark hiinlaste seas ülimalt populaarne. Kompleksi traditsioonilises Hiina stiilis ehitised andsid edaspidiseks hea võtme Hiina ajaloo mälestistega tutvumiseks. Ja nüüdsest oskame ka eristada, kumb sissepääsu valvavatest lõvidest on emane ja kumb isane. Juba esimesel päeval saime kinnitust Janno sõnadele, et hiinlastele meeldib eurooplastega pilti teha. Algul arglikult, hiljem julgemalt, kuid soov suurninadega, just nii kutsuvad hiinlased eurooplasi, õnnetoov selfie teha murdis nende tagasihoidlikkuse. Pärast esimest kogemust olime hiljem juba vilunumad poseerijad. Eks valitsejad on iga korra ajal mõelnud, et rahva raha eest on neile üht-teist lubatud. Keisrinna Sisi, kes oli Hiina ajaloo üks võimukamaid naisi, lasi näiteks endale ehitada marmorist laeva, mis loomulikult ei olnud sõiduvõimeline, kuid seevastu oli seal hea teed joomas käia. Mis siis, et sealjuures jäid riigiasjad ajamata ja Hiina kaitsevõime nõrgaks. Tagajärjeks kaotused brittidele oopiumisõdades. Pargis on rahvast nagu Tallinnas laulupidude aegu ja paadisõit perega järvel üks võimalustest saada veidi privaatset ruumi. Liiklus Pekingis ja üldse Hiina suurlinnades väärib omaette käsitlust. Kuigi ametlikult on liiklus parempoolne, siis tundub, et motorollerid ja mootorrattad võivad sõita igas suunas ja iga fooritulega, jalgratturitest rääkimata. Tänavad on autosid pidevalt täis ning kadumas on mõiste tipptund. Tipptund on nüüd kogu valge aja vältel ja 7 päeva nädalas. Liiklus on esmapilgul kaootiline, kuid siiski sujuv. Sa ei saa kiiresti sõita, kuna pead pidevalt valmis olema, et ootamatust suunast tuleb mõni kaherattaline. Asja juurde käib ka pidev signaalitamine, kuid see pole pahatahtlik, nagu meil siin Eestis. Pigem nagu tähelepanu juhtimiseks. Kehtib tugevama õigus, kus alamklassiks on rattad ja rollerid ning ülemklassiks bussid ja veokid. Kui on vaja manööver teha või rida vahetada, siis suuna näitamine pole oluline. Hakka vaid tasapisi soovitud suunda või ritta vajuma. Loomulikult tekib sellises kaoses pisiavariisid ning neid silmasime iga päev. Siiski 2013. aasta statistika näitab, et liiklusõnnetustes kaotas elu 261 000 hiinlast
ehk siis võimalus surma saada on Hiinas 3 korda suurem kui Eestis. Jalakäija peab olema heas füüsilises vormis, terava nägemise ja ergu kuulmisega. Ülekäigurada on rohkem nagu tänavakatte dekoreerimiseks. Alles Shanghais oli kohalikes teleuudistes juttu, et nüüdsest tuleb ülekäiguradadel jalakäijatele ka teed anda. Kindlasti püüavad pilku kõikvõimalikud rollersõidukid, mida meil praktiliselt pole. Paljud kasutavad kaitseks külma eest spetsiaalseid pajakindaid ja põlle meenutavaid kaitsmeid. Rolleri peale võib panna kogu pere või siis hulganisti kaupa. Silma torkas, et Pekingis polnud päevasel ajal näha suuri veokeid. Kas aetakse asjad ära väiksemate sõidukitega või on veokite jaoks öötunnid, ei tea. 95% autopargist on toodetud Hiinas. See kehtib ka lääne markide kohta. Kõigil juhtivatel autotootjatel on Hiinas oma tehased. Palju sõidab ringi ka kohalikke marke, näiteks see BYD, Build Your Dream, tõlkes täida oma unistus. Võib vaid õudusega mõelda, mis saab siis, kui kõik need korrusmajade elanikud saavad nii rikkaks, et oma unistus täita ja auto osta. Arvestades hiinlaste palgataset, ei tundu see aeg kaugel olevat. Pekingi keskosa ümbritses kunagi ajalooline linnamüür, mis aga pärast kommunistide võimule tulekut 1949. aastal peaaegu tervenisti maatasa tehti. Eeskuju kultuuripärandi hävitamiseks polnud vaja kaugelt õppida. Kommunistid naaberriigis Nõukogude Liidus tundsid seda kunsti hästi. Nüüd on hiinlased oma veast aru saanud ja kahetsevad tehtud kibedasti. Paraku on juba hilja. Hiinlased järgivad väga märke ja sümboleid. Nii asub ka linna peaväljak, Taevase rahu väljak täpselt linna keskteljel. Giidide jutu järgi on Tiananmen maailma suurim väljak, kuid kogu selle avaruse lõhub 1976. aastal ehitatud esimees Mao mausoleum. Väljaku kõrval on Hiina riigivõimu tähtsaim ehitis, koosolekute palee. Taevase rahu väravalt kuulutas Mao Zedong 1949. aastal välja Hiina Rahvavabariigi. Selle sündmuse meenutuseks ripub väraval esimehe hiigelportree. Piki linna kesktelge põhja poole liikudes jõuamegi keelatud linna. See ligi 2 ruutkilomeetrine paleede ja aedade kompleks ehitati mingi dünastia ajal keisrite elupaigaks ja keelatud oli ta loomulikult vaid lihtrahvale. Keisrid elasid seal ligi 5 sajandit ja pärast keisrivõimu kukutamist on keelatud linna hakatud avama avalikkusele. Ka tänaseks päevaks on 35% alast veel suletud. Hiina ehituskunstis on lähtutud teistsugustest põhimõtetest kui meie kandis. Kõik paleede sissekäigud on kõrgete lävepakkudega. Akende aset täidavad võrestikud, seega ulub ruumides pidevalt tuul ja on võrdlemisi pime. Pekingi põhjaosas asub Lama tempel, mis on Tiibeti budismi keskus pealinnas. Templi kompleksi ehitust alustati 1694. aastal ja tolleaegsete ehituspõhimõtete järgi on tempel täielikult sümmeetriline. Peamised hooned põhi-lõuna suunal ning kahel pool kõrvalhooned. Lõputu õnne paviljonis kõrgub 26-meetrine ühest sandlipuutükist välja nikerdatud Buda kuju.
Palveveskid teevad palvete kordamise veelgi kergemaks. Igat palveveski pööret peetakse võrdseks palve esitamisega. Pekingis oli meil võimalus osa saada akrobaatikatrupi etteastest Chaoyangi teatris. Siin võib kasutada vaid ülivõrdeid. Etenduse finaaliks on uskumatu mootorrattasõit metallkeras. Millist treeningut ja kontsentreerumisvõimet see küll nõuab, ei oska kujutledagi. Hiina riigis puudub inimestel tervisekindlustus, ka pensioni makstakse vaid riigiteenistujatele. Seetõttu on tavapärane, et palgast pannakse kõrvale 10% ettenägematute juhtumite tarbeks. Mida siis teha, kui haiglasse sattumine on tõsine löök rahakotile? Õige, tuleb tegeleda haiguste ennetamisega. Hiina elufilosoofia osaks on püüd püsida terve, mitte tegelda tagajärgedega. Hiina asjatundjad tõdevadki, et lääne meditsiini tugevus peitub haiguste ravis, Hiina meditsiini tugevus aga haiguste ennetamises. Siia kompleksi kuulub ka rohelise tee joomine, mis pidavat aitama paljude haiguste vastu, veresoonte lupjumisest kuni diabeedini. Kas see ka nii on, võib igaüks ise proovida. Hiina taoistliku filosoofia kohaselt tekivad inimese elujõust 2 vastandlikku, kuid omavahel seotud poolust, yin ja yang. Yin ja yangi tähistavad näiteks märg ja kuiv, külm ja kuum, pime ja valge. Tervisehädad tekivadki just yin ja yangi tasakaalustamatusest ning tervena püsimiseks tuleb püüelda nende pooluste tasakaalu poole. Pekingi üks tuntumaid kohti on Taevatempli kompleks koos seda ümbritseva pargiga. Kui vanasti käisid keisrid Taevatemplis palvetamas hea viljasaagi eest, siis tänapäeval on templipark populaarne koht, kus linlased vabas õhus meelepärasega tegelevad, olgu see siis tai chi, qianqi või mahjongi mäng. Hiina meditsiinis tuttava haiguste ennetamisega sobib hästi kokku tai chi harrastamine. See on välja kasvanud iidsest võitluskunstist, kuid nüüd tegelevad tai chiga hommikutundidel tuhanded hiinlased. Meilgi avanes võimalus kogenud meistri käe all oma esimesed kohmakad tai chi liigutused teha. Peab tõdema, et liigutuste jäljendamine oli üpris keeruline, kuid jahedal hommikul andis selline võrdlemisi staatiline tegevus üllatavalt palju sooja ja lõbusat pealtvaatamist muidugi teistelegi inimestele. Pargi põhjaservas asub hea viljasaagi palvepaviljon, kunagine Pekingi kõrgeim hoone. 32 meetri kõrgust puithoonet toetavad seest 28 sammast. Sealgi käib ohtralt siseturiste, kellest paljud lisaks palvetamisele meiega õnne toova selfilootsid teha. Kui muidu õnnestus meil ilmataadiga läbirääkimistel kuiv ilm välja kaubelda,
siis ühel päeval taevas ikkagi veidi lekkis. Oli suure Hiina müüri külastamise päev. Suur Hiina müür on enam kui 6000 kilomeetri pikkune kunagine kaitserajatis põhjasuunast ohustavate rändrahvaste vastu. Kuigi müürilõike oli ehitatud varemgi, võib ühtsest müürist rääkida alles Hiina esimese keisri Qin Shi Huangi valitsemisajast aastatel 221 kuni 206 enne meie aega. Suurem osa tänini säilinud müürist pärineb aga Mingi dünastia ajastust, aastatest 1368 kuni 1644. Müür täitis oma otstarvet vahelduva eduga ning 13. sajandil tungisid sealt läbi mongolid, 17. sajandil aga manžud. Hiigelehitis on rajatud miljonite hiinlaste kätega ning arvatakse, et iga jooksva meetri kohta tuleb üks surnud tööline, kellest osa ka müüri sisse täiteks jäeti. Müür kasutab osavalt ära maastikku, minnes üle mäe tippude. Loomulikult polnud müüri ehitamise ajal mingeid standardeid ja nii ongi kõik trepiastmed eri kõrgusega, mõned lausa nii kõrged, et väiksemat kasvu inimestel nende ületamine päris vaevaline. Vaatamisväärsustega tutvumise kõrvalt olid ette nähtud nii-öelda reklaamipausid ehk külaskäigud pärlifarmi, jadeiiditööstusse, keraamikatöökotta, Hiina meditsiinikeskusse ja siiditööstusesse. Loomulikult oli pärast lühitutvustust võimalus tooteid ka kaasa osta. Everybody you can see this is the biggest one. From here Ta on nüüd täiskasvus siin juba. Keha kinnitamine oli vägagi mõistlikult lahendatud. Hommikusöök hotellis, lõuna suure laua taga avalikus söögikohas ja õhtuks võis igaüks endale soovi järgi lisa organiseerida. Hiina söögikohtades on tavaks suured ümmargused lauad, kus siis klaasist alust pöörates endale sobiv roog ette sõidutada. Kes tahtis saada söögipulkade kasutamise praktikat, ei pidanud pettuma. Enamikus söögikohtades nugakahvlit polnudki. Hiina toitusid me ju enda arvates tunneme. Hiina kiirsöögikohad on Eestis igas suuremas kaubanduskeskuses. Kuid selgub, et chopsticksist meekana tellimine pole veel kogu Hiina köök. Suur osa hõrgutistest pöördlaudadel jäidki meile tundmatuteks. Meelde jäid näiteks pelmeenid lootuse juure täidisega, maguskala taignas ja praetud pähklid. Ei saa kuidagi öelda, et Hiina toidud oleksid seedimisele halvasti mõjunud, pigem vastupidi. On ju toitumistavadel ülitähtis koht Hiina meditsiinis. Tähelepanuks kohvinarkomaanidele. Kohvi joomine alles kogub Hiinas hoogu ja kuigi hotellides võib hommikusöögi kõrvale kohvi või kohvilaadset toodet saada, võib selle maitse kõikuda nõudepesuveest Soome laevadel pakutavani, ehk siis päris õige kohv tuleks ise kaasa võtta. Sama keeruline on juustu ja muude piimatoodetega, kuid kallimates poodides mingi valik juba on. Samas on Hiina tohutu suur turg, mis ühel hetkel võib-olla hakkabki neid kaubagruppe nõudma. Tootjad, hoidke silma peal. Hiinas kehtib ühe partei süsteem. Riiki valitseb kommunistlik partei. Pekingit külastades jääd aga mõttesse ja küsid endalt, kus on siis kommunism? Kui välja arvata Google'i teenuste puudumine ning tavapärasest rohkem sõjaväelasi tänavatel, siis ega kommunismi eriti polegi. Hiina suurlinnad on võrdlemisi läänelikud. Küll on selgelt näha, et riik on veel arengumaa. Riigikapitalistlik arengumaa. Meie Pekingi giid Tony seletas veidi lahti ka kinnisvara teemat. Selgub, et eraisik maad osta ei saa, vaid rendib riigilt 70 aastaks. Mis hiljem saab, ei tea, kuna seadusi muudetakse pidevalt. Tuleviku suhtes valitseb mõningane ebakindlus.
Maa rendiõigust ostavad riigilt kinnisvarafirmad, kusjuures hind on kesklinna piirkonnas kuni pöörased 30 000 eurot ruutmeetri kohta. Linna keskkonna parandamiseks kavatseb riik Pekingist lähiaastatel välja kolida kuni 3 miljonit elanikku. Protestimine Hiina poliitilises kontekstis on ilmselt vähe tõhus tegevus. Pekingis asusime kiirrongile, et jõuda oma järgmisse peatuskohta Taianni. Esimene kiirrongiliin valmis Hiinas 2007. aastal, vahetult enne Pekingi olümpiat. Erinevalt Rail Balticu ehitusest ei lasta elanikel eriti kaasa vaielda ning seetõttu on tänaseks rööpaid maas juba üle 22 000 kilomeetri. Kiirused ulatuvad 350 kilomeetrini tunnis, mis tähendab, et juba aasta pärast valmimist oli esimene liin kasumlik ja nüüdseks on ka lennuliiklus Hiina kohal hõredam, kuna paljud siselennuliinid pole konkurentsile vastu pidanud. Mõnes mõttes kurvaks teeb vaade rongi aknast. Mööda tormavad vaheldumisi põld, linn ja tööstusmaastik, uuesti põld, linn ja tööstusmaastik ja nii katkematu jadana. Esimene looduslik metsatukk tuli ette ligi 800 kilomeetrit Pekingist lõuna pool. Tundub, et kogu tasandiku Hiina on inimtegevusega muudetud. Taian on hiinlaste sõnul väike linn, seal elab kõigest 1,7 miljonit elanikku. Kogu linnastus on aga 5,3 miljonit. Linn ise meenutab hiigelsuurt Kohtla-Järvet, kus ühtki arhitektuurilises mõttes ilusat hoonet ei leidunud. Ka peatänava hotell oli provintsi tasemele vastav. Kui kurtsime leige dušivee üle, saabus tuppa optimistlik torumees, kes hoogsate liigutustega ette näitas, kuidas end hõõrudes sooja saada. Hõõrumisest muuseas oli ka abi. Taianni linna peamine mõte on olla baaslaagriks linna servas kõrguvale Taishani mäele ronijatele. Hiinas on 5 taoistlikku püha mäge, mille otsa ronisid ka keiserid, et saada kinnitust oma taevase mandaadi säilimisele. Taishan on 1/5. Nüüd ronivad tippu tuhanded ja tuhanded palverändurid ja turistid. Mägi on 1545 meetri kõrgune ja selle tipust kuulutas Hiina ühtsust esimene keiser Qin Shi Huang. Põhitrass tipputõusuks algab umbes poolelt mäelt ja kokku tuleb võtta ligi 7000 trepiastet. Erilist ettevalmistust ronimine ei nõua, arvestada tuleb 1-2 tunnise ajakuluga. Teel on mitmes kohas võimalik palvetada või keha kinnitada. Üks asi siiski, trepiastmed on nii lühikesed, et näiteks number 43 jalanõu on tugevalt üle astme serva, mis teeb allatuleku võrdlemisi ebamugavaks. Ja arvestada tuleb ka temperatuuriga. Kui me trepitõusu alustasime, oli sooja 9 kraadi, tipus aga vaid 4, lisaks veel tugev tuul. Mäetipus on lisaks kaunile loodusele ka 22 templit ja 819 kivitahvlit. Kui seod ette nähtud kohta punase lindi, võid loota oma salasoovi täitumisele. Populaarne on öine ronimine, et jõuda tippu päikesetõusuks. Iseasi, kui tihti näeb Hiinas korralikku päikesetõusu ilma segava vineta. Kuna Taishan on Hiina kõige populaarsem mäetipp, on seal kõrghooajal trepp täis nagu Amsterdami lennujaama eskalaator. Kuid märtsikuus on kõik veel inimlik ja ruumi on ka vaadete nautimiseks. On täiesti selge, et kontorirott alustab ronimisjärgset päeva puujalgadega, kuid meiega olid Jannol teised plaanid. Kohe pärast mäelt naasmist sõidutati grupp Hiina massaažisalongi, kus pisikesed Hiina naised meid oma terassõrmedega pigistasid. Pärast tunnist seanssi oli kõigil selge, mis tunne on lihatükil pärast haamri alt vabanemist. Ma käisin pärast vaatamas spetsiaalselt, tüdrukule nii peenikesed näpud.
aga nagu tead mingi kangiga tulus kogu. Kuid üllatus, järgmisel päeval ei streikinud eelmise päeva töö pärast ükski lihas. Hiina on suur riik ja kõik linnad väga erinevad. Shanghaisse saabumisel oli õhkkond hoopis vabam, nagu oleksid jõudnud mõnda lääne suurlinna. Arhitektuur oli mitmekesisem ja tänaval suudlevad paarikest kohata täiesti normaalne. Suur Shanghai on üks maailma suurimaid linnastuid, kus kokku üle 24 miljoni elaniku. See on enam kui Soome, Rootsi, Norra ja Baltimaad kokku. Õhtune piltpostkaardi vaade üle Huangpu jõe on üks maailma ilusamaid. Shanghai on kallis linn. Kesklinnas küsitakse korteri ruutmeetri eest 10–15 000 eurot. Samas linna keskmine palk on Eestiga umbes samal tasemel. Hiinas lõpetati 2 aastat tagasi ametlikult 1 lapse poliitika, kuid pered ei kiirusta lapsi saama. Nimelt kehtib abiellumisel kirjutamata reegel, et peigmehel peab olema A. korter, B. korralik palk ja C. auto. Kui auto puudumisest võib veel mööda vaadata, siis korteri omamine on püha kohus. Ilma korterita noormehe saadavad pruudi sugulased pikemalt mõtlemata minema. Kus on lahendus, kui hinnad on nii kõrged? Nii teevadki lapsevanemad kõik võimalikku, et oma pojale korter ja hea haridus muretseda. On päev selge, et pärast poja saamist ei soovi keegi enam Vene ruletti mängida ning rohkem lapse saamisele ei mõelda. Kui esimene on tütar, siis võib olla veel. Nii ongi rahvastikupüramiid Hiinas tasapisi tagurpidi kuusekujuliseks muutumas, mis võib tulevikus Hiinale üksjagu muresid põhjustada. Kohe Shanghaisse saabumise järgsel päeval tegime 1,5-päevase väljasõidu naaberlinna Suzhousse. See kunagine shanghailaste suvituskoht on nüüd muutunud 5,5 miljoni elanikuga magalaks, kus keskosas veel säilinud mõned ajaloolised pargid ja kanalid. Ka hotelliks oli meil 17-kordne uusehitus keset veel pooleli olevat elurajooni. Hotelli parkla oli asfalteerimata ja maja kõrval kasvatas keegi juurvilja. Suzhou ehteks on Hiina stiilis aiad ja kanalid. Lausa nii, et UNESCO on Suzhou aiad lisanud maailma kultuuripärandi nimekirja. Ilusaid aedu rajati peamiselt Mingi dünastia ajal, kui oli suur nõudlus siidi järele ning Suzhousse saabusid elama õpetlased ja kaupmehed. Hiina stiilis aias peavad 4 kohustuslikku komponenti, kivid, vesi, taimestik ja arhitektuur, olema harmoonilises tasakaalus. Enamik aedu on ruumi puudusel tihedalt täiskomponeeritud ja avaraid vaateid ei paku. Igas veesilmas ujus parv ülesöödetud punaseid koi-kalu. Suzhou kanalid on kunagi kaevatud loomaks kiireimat transpordiühetust Shanghaiga. Kui turistile võib kanalis tiirutamine pakkuda meeldiva elamuse, siis kanaliäärsete elanike elutingimused pole kiita ning mugavusteta rõsked kivimajad peletavad kodust noorema põlvkonna. Tagasi Shanghais tegime tiiru kuulsas poodlemise rajoonis Prantsuse kvartalis. Sealsed vanad hooned lammutati millalgi, kuid asemele ei ehitatud tornelamuid,
vaid uuesti ajaloolises stiilis majad. Õhtune laevasõit Huangpu jõel võttis hinge kinni. Sellist värvide mängu ja eriilmelist arhitektuuri saab näha vaid maailma üksikutes paikades. Üle kõige kõrgub Shanghai Tower, mis 632 meetriga on kõrguselt maailma teine. Uuel hommikul vaatasime üle Shanghai ajaloomuuseumi. Kui veidi norida, siis muuseum on küll uhke, kuid väljapanek vägagi klassikaliselt, et mitte öelda vanamoodsalt lahendatud. Muuseumi eksponaatidest köitsid tähelepanu Tsingi ajastu mööbel ning jadeiidis turvis. Hiina kultuur on kõrge arengutasemega olnud aastatuhandeid, kuid nagu yin ja yangi vaheline võitlus on tõusudele järgnenud mõõnaperioodid. Viimane neist alles möödunud sajandi teises pooles kultuurirevolutsiooni aegadel. Nüüd on Hiina taas tõusuteel. Yuyuani aed on shanghailaste lemmik, ikka traditsioonilises Hiina stiilis. Aia kõrval ihab aga turutüüpi kaubakeskus, mis sarnaselt Prantsuse kvartalile on ajaloolises stiilis uus ehitus. Kas oli 400, jah? Juba võta hooga maha. Arvuseid? Jah. Võta jah hooga maha. Juba pigem pärk, märk. 390. Mis ajaliselt? Rohkem ei saanud. 420. 430. Päeva naelaks oli tõus maailma antud hetkel kõrguselt 9. hoone Shanghai Financial Centeri tippu. Maja kõrguseks on 492 meetrit. Seega paistaks Tallinna teletorni tipp, kui see kõrval seisaks, kuskil kaugel allpool. Räägitakse, et maja ülaosa avavus oli algselt planeeritud ümmargune, kuid kellelegi partei tegelastest ei olnud see meelepärane ja nii sündiski praegune variant. Rahvasuus hüütakse maja nüüd pudeli avajaks. Harukordne on vaatepilt, kus kõrvuti seisavad 3 üle 400 meetri kõrgust majahiiglast. Maailmas ilmselt polegi võrdväärset komplekti. Aitäh Janno ja Siret selle väga mitmetahulise ringsõidu väljamõtlemise ja tõrgeteta läbiviimise eest. Kiidusõnu jagub ka toredale reisiseltskonnale, kes kunagi ei hilinenud ega virisenud. Selge on see, et Hiina ei ole üksnes idaosa suurlinnad, nägemata jäid selle suure maa loodusimed. Avastamisrõõmu oleks veel paljudeks reisideks. Kuid kindlasti oleme sammukese lähemal hiinlaste mõistmisel ning võtsime killukese Hiinat ka südames koju kaasa.